põrgu vallandub Iraani-meelses võrgustikus pärast seda, kui Trump muudab kriisi otseseks rahvusvahelise joondumise proovikiviks. Sel laupäeval, 2026. aasta 9. mail, ei toimu kõige olulisem liikumine mitte rünnakutes, sõjaväebaasides ega avalikes sõnavõttudes. See toimub erakorralises diplomaatias, mis hakkas kulgema Iraani režiimi kulisside taga. Teheran püüab esitada kontakte Hiina, Venemaa, Saudi Araabia, Euroopa riikide ja piirkondlike valitsustega jõumärgina, kuid tegelik tõlgendus on teine. Ameerika surve sundis liitlasi, diskreetseid partnereid ja ebamäärase hoiakuga valitsusi varjust välja tulema. Need, kes varem Iraani vaikides kaitsesid, peavad nüüd avalikkuse ette astuma. On vaja selgitada, kas ollakse stabiilsuse poolel või režiimi poolel, mis on seadnud omaenda ellujäämise piirkondliku julgeoleku ettepoole. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas info parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Trumpi poliitiline pealetung tabas Iraani struktuuri kõige tundlikumat punkti. Väline võrgustik, mis aitab Teheranil hingata, kui sanktsioonid karmistuvad, kui isolatsioon kasvab ja kui revolutsiooniline kaardivägi püüab kriisi propagandaks muuta. Välisminister Abbas Araghiti pidas rea kontakte välisriikide valitsustega, sealhulgas kõnelustel Hiina ja Saudi Araabiaga. Teherani pingutuste keskel, et vältida laiemat diplomaatilist kaotust. Hiina välisministeerium kinnitas, et Wang Yi võttis Araghiti vastu Pekingis 6. mail 2026. Ka Iraan ise teatas, et Araghiti rääkis Pekingis viibides telefoni teel Saudi Araabia välisministri Faisal bin Farhaniga, et arutada piirkondlikku olukorda ja püüda hoida kanaleid avatuna. Seejärel teatas Teheran, et iraanlased mõistsid, et Trumpi surve ei ole suunatud ainult ühele rajatisele, laevale või avaldusele. See on suunatud poliitilisele kaitsesüsteemile, mis on alati võimaldanud Teheranil edasi liikuda, taanduda, aega võita ja seejärel uuesti provotseerida. Seetõttu ongi kõned sagenenud. Sellepärast avas Peking uksed. Mida nad tegid? Nad üritasid takistada kriisi kontrolli alt väljumist ja samal ajal püüdsid nad mitte jätta Valgele Majale muljet, et nad seisavad Iraani kõrval. Peamine on see, et Trump pani Iraani-meelse võrgustiku ebamugava valiku ette. Aastaid on paljud valitsused käsitlenud Teherani kui hallatavat probleemi. Nad esitasid kerget kriitikat, jätkasid äritegevust, avasid paralleelseid kanaleid ja lasid režiimil tegutseda vahendajate kaudu. Nüüd, kui Ameerika surve on karmim, on see hall ala muutunud väiksemaks. Valge Maja ei vaja, et kõik avalikult samal päeval toetust avaldaksid. Piisab sellest, kui iga pealinn näitab oma kaalutlusi. Kes ei luba baasi kasutada, kes üritab vahendada, kes jookseb Pekingisse, kes räägib Teheraniga, kes palub pausi, kes toetab sanktsioone, kes valmistab ette mereväemissiooni, kes arreteerib revolutsioonilise kaardiväega seotud kahtlusaluseid. Iga samm saab uue kaardi osaks. Ja see kaart näitab, kes aitab Iraani, kes kardab Iraani ja kes tahab eemanduda enne, kui hind tõuseb. Ja Bahrain teatas 41 inimese vahistamisest, keda süüdistatakse seotuses Iraani revolutsioonilise kaardiväega. Bahrainis asub Ameerika Ühendriikide 5. laevastiku regionaalne peakorter ja see vahistamine omab tohutut poliitilist kaalu. See näitab, et kriis ei piirdu ainult välisministrite sõnavõttudega. Ta tungis sisse ühe Pärsia lahe monarhia sisejulgeoleku alale, kus iga Iraani režiimiga seotud rakuke muutub otseseks ohuks. Marco Rubio astus sellesse kriisi kui Ameerika surve nägu liitlastele, kes üritasid kahe tooli vahel istuda. Roomas väitis ta, et mõned Euroopa riigid, tuues näiteks Hispaania, keeldusid andmast Ameerika Ühendriikidele baaside kasutusõigust olulise missiooni jaoks, mis oli seotud kriisiga Iraaniga. Rubio käsitles seda kui probleemi, mida tuleb uurida, sest sõjalise liidu kasulikkus sõltub just nimelt võimest vägesid välja saata, kui tekib ootamatu olukord. See avaldus on oluline, sest see paljastab uue surve tuuma. Trump ei nõua ainult toetust Teherani vastu. Ta küsib, milleks on kallid liidud, vanad baasid ja sõjalised kohustused, kui otsustaval hetkel mõned liitlased takistavad Ameerika tegevust. See ongi poliitiline põrgu Iraani toetavale võrgustikule.
varem said paljud valitsused Teherani põhimõtteliselt hukka mõista, kuid tegelikkuses Teherani olukorda leevendada. Nad võisid rääkida rahust, samal ajal kui hoidsid alles marsruute, kanaleid, äri ja sallivust. Nüüd seab Ameerika surve kõik ühte raamistikku. Donald Trump sunnib iga osapoolt maksma oma valiku eest. Hiina on selles võrgustikus kõige kaalukam lüli, sest ta teab, et Iraan toimib kasuliku vastukaaluna Ameerika mõjule Lähis-Idas. Kuid ta teab ka, et liiga tihe seotus Teheraniga võib kaasa tuua majanduslikke kulusid. Donald Trumpi jaoks on sellel strateegiline väärtus. See lähenemine paljastab kogu maailmale Teherani ja Pekingi vahelise seose, vähendab teeskluse võimalust ning tõmbab Hiina kriisi keskmesse. Mitte neutravaatlejana, vaid poliitilise toetajana surve all olevale režiimile. Saudi Araabia tegutseb seevastu teistsuguse kaalutlusega. Riyadh räägib Teheraniga, et takistada kriisi veelgi suuremat levikut piirkonnas, kuid ei soovi kanda Iraani avantüüri raskust. Vestlus Arakshi ja Faisal bin Farhani vahel näitab, et Iraan peab koputama piirkondliku suurvõimu uksele, mis on aastaid olnud tema kaudse mõju sihtmärk. Saudi Araabia ei soovi olla tõmmatud kriisi, mille on loonud revolutsiooniline kaardivägi. Ja see piirkondlik hirm nõrgestab Iraani moraalse juhtimise illusiooni Lähis-Idas. Euroopa seisab silmitsi omaenda vastuoluga. Osa valitsustest soovib sõjast eemale hoida, kuid ei taha ka näida Iraani laienemise kaasosalistena. Rubio avaldus baaside kasutamisest keeldumise kohta tõi selle vastuolu avalikkuse ette. Hispaania ja teised riigid, kes keelduvad USA operatsioone toetama, püüavad seda seisukohta esitada ettevaatusena. Sellel meetodil on ajalooline eeskuju. 1983 aastal Ronald Reagani valitsuse ajal alustasid Ameerika Ühendriigid operatsiooni Staunch. Ülemaailmne diplomaatiline pealetung, mille eesmärk oli blokeerida relvade ja sõjaliste varuosade tarnimine Iraanile Iraani-Iraagi sõja ajal. Eesmärk oli takistada Teheranil jätkuvalt varustuse saamist kaudsete kanalite kaudu, eriti Ameerika päritolu relvastuse varuosade osas, mis oli pärit enne islami revolutsiooni. Nagu märgib Iran Primer, avaldas Reagani administratsioon teistele valitsustele survet relvamüügi peatamiseks. See lugu aitab mõista praegust olukorda. Kui Washington otsustab rünnata Teherani välisvõrgustikku, ei ole sihtmärgiks ainult režiim Iraani piirides. Sihtmärgiks saab vahendaja, tarnija, keskne valitsus, pank, sadam, vaikiv liitlane ja diplomaat, kes püüab režiimile hapnikku anda, teeseldes samal ajal neutraalsust. Venemaa nägi pärast 2022 aasta sissetungi Ukrainasse, kuidas valitud pangad eemaldati SWIFT-süsteemist Euroopa Liidu ja lääne liitlaste otsusel. Meede, mis mõjutas Venemaa finantsvõimekust ja näitas, kuidas rahvusvaheline võrgustik võib katkeda, kui Washington ja tema partnerid otsustavad muuta poliitilise surve praktiliseks isolatsiooniks. Ka Põhja-Korea on kogenud sarnast vapustust. Kui Banco Delta Aasia juhtum 2005 aastal viis Pyongyangiga seotud kontode külmutamiseni Macaus ja pani finantsasutused kartma kokkupuudet Põhja-Korea võrgustikega. Need näited näitavad sama loogikat. Kui Ameerika suurvõim sihib võrgustikku, ei kaota sihtriigi režiim mitte ainult raha või prestiiži, vaid liitlased hakkavad nõudma tagatisi, mida režiim ei suuda pakkuda. See ongi see, mis muudab praeguse surve Teherani jaoks nii ohtlikuks. Ja Donald Trump muudab selle ebamäärase sõnumi tõendiks just selle võrgu vastu, mis seni hoidis Iraani režiimi elus. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert, ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.